Tere õhtust, kulla sõbrad, tervisesõbrad ja tervisest hoolijad. Tänane päev on mulle väga rõõmus olnud, sest et mul on üks hea uudis ja saan ka seda teiega jagada, et minu sibula ravikatsetus on andnud tulemust, küll mitte sellist, nagu ma ootasin, mõni asi läks nihu, juuksed on küll siin nagu olemas, aga see ei ole mitte minu peanahk, kust nemad kasvavad, vaid nemad kasvavad nüüd siin sibula võrgus. Nii et ma võin iga kell selle oma need ma võin nagise riputada ja sinna ka unustada. Tahtsin võtta sellele leiutisele patenti, käisin Iiri patendiametis. Nemad selle asemel, et süüvida üksikasjadesse, hakkasid mulle kohe üritama, et ma prooviks selga pikkade varrukatega valget särki ja arvatavasti nad tahtsid mulle seda müüa, aga kuna mina ei olnud ostust huvitatud, siis meil jäi kaup katki ja kuna minu süda aimas halba, siis sealt ma lahkusin väga kiiresti. Ei ole hullu, sellepärast, et ka teised riigid on huvitatud sellest leiutisest ja kindlasti ma kuskil saan sellega patenteeritud. Nüüd siis tänane teema on meil sool. Sool meie elus, meie organismis, meie igapäevases olemises, et see teema on väga lai ja väga suur, aga me puudutame mõningat nüanssi sealt. Esimene on siis nagu üldse soola mõiste. Soola mõiste on kolm, nagu mina jagan, et on meresool, on maasool ja on siis keemiline sool. Meresoolaks kutsutakse seda soola siis, mis saadakse mereveest, kui teda aurustatakse. Maasool on, mis siis tuleb maapõuest ja maasool on veel ka meie pedagoogid. Need on meie õpetajad, keda kutsutakse, et õpetajad on meie maasool. Seda mina tean omast kogemusest, sest kui mina mäletan, et õppisin keskkoolis ja abituuriumis, siis mõni õpetaja, küll üksikud, aga mõjus mulle niivõrd soolasena, et peale kooli kohe ajas jooma, kohe nii jänutas. Ja sõber Ennu ja sõber härra Rotiga alati me lahendasime selle olukorra, et Saharast pääsesime välja, kui me võtsime ja segasime õlut siis ühe joogiga, mis oli selline janukustutaja. Et sellest me saime kenasti üle, aga härra Rotil lõppes asi muidugi teistmoodi, kuna temale õpetajate soolaga manipuleerimine läks väga hinge ja tema oli veitse väga tundlik inimene, siis tema läks peale keskkooli, läks merekooli, et oleks meresoolale lähemal. Nüüd siis räägime soolakambrist. Soolakamber on üks levinumaid raviviise tänapäeval, kus spaades pakutakse inimesele võimalust küll kalli raha eest seal kas siis istuda või magada, et puhastab tema kopsud kõik ja tema maksad ja tema neerud ja tema kõrvad. Milleks maksta kallist raha, kui Eesti tingimustes sool vedeleb lausa maas? Me ju teame, et talvel on teede peal sool tasuta. Selleks tuleb võtta kilekott, väikene labidas ja tuua endale kotitäis soola igasse toanurka, kuna sool imeb halba energiat. Ta salvestab endasse kõik selle halva, mis on jäänud endistest omanikest. Näiteks kui te ostate maja, ostate korteri, siis on tingimata vaja tuua igasse tuppa kotitäis seda soola. Algusest põrand on natukene märg, kuna lumi sulab, aga sellest saab üle ja tähtis on ikkagi lõpptulemus. Veel imab ju sool näiteks niiskust, kui on kahe akna vahele pannakse soolatops, nagu vanasti mäletame, siis püsisid aknad kuivad.
suvel, kui näiteks mehed, kes on eriti töölised asfalteerijad, kes on väga kuuma käes ja nendel on väga palav, siis on vaja ju, et nahk püsiks kuiv, et ei leemetaks. Selleks tuleb meil jälle appi pükspampers. Paneme pükspampers jalga ja topime soola täis. Kõik siis higi, mis teil voolab alla ihu mööda ja higistab ikkagi see kehaosa, mis on riidega kaetud ja mis on karvane. Nii et mis seal salata, Kubemäe piirkond on see kõige higisem piirkond, eriti suvel, ja kui see sool on seal teil niimoodi pandud, siis see sool imeb kõik selle värgi teil ja te ei tunne ennast üldse ebamugavalt. Ja kusjuures seal on veel teine nüanss juurde. Eestlastel on iga suvi on kurgihooaeg, hapukurgi ja soolakurgi hooaeg. Seda soola saate siis kasutada, mis teil seal pampersis, saate kasutada kurkide soolamiseks. Ja te hoiate kokku näiteks tilli kasvatamise, te ei pea enam tilli kasvatama spetsiaalselt, sest see sool on juba see on juba tilli maitseline ja kui te soolate kurke, eriti teetöölised, nad alati soolavad kurke, nendel on kurgitünn seal asfaldi panemise seal masina peal, siis et nemad seal saavad krõmpsutada vahepeal, kui tuleb, et lõunapausini on aega ja kõht läheb tühjaks, siis ongi juba kõik on vaja ainult vesi ja kurgid ja see käivad seal, panevad soola sinna ja ongi soolakurk. Pepsikurki soolatakse vist natukene teistmoodi, aga põhimõte on sama. Siis on näiteks soolast kasu, sool hoiab vargad eemale. Seda räägivad just, sellega on kokku puutunud ja harrastavad seda tehnikat just jahimehed. Et kui varast on saanud soola, siis tema enam teist korda ei tule. Nüüd ma siis tahan rääkida soolast, mis on väga aitanud minu sõpra. See küll ei puuduta nagu soolaravi, aga see on jälle, et tänu soolale sai siis tema oma probleemi lahendatud. Mina olin sõjaväes ühe Gruusiast pärit noormehega koos, teenisime aega Nõukogude armees ja tema nimi oli Vano Nikumogitse ja tema siis peale armeed tuli Eestisse Volgat ostma ja tutvus Eestis siis ühe kauni tütarlapsega ja tütarlaps otsustas siis Vanole väikese üllatuse teha, et ta nagu siis Vanole suveniiri paneb kaasa, kui Vano hakkab koju tagasi Gruusiasse sõitma ja et kuna see suveniir oli selline nagu lemmiklooma näol, siis ta need nagu Vanole püksi nagu pani need loomakesed. Ja kui Vano lõpuks siis jõudis tagasi Mägisesse Gruusiasse, siis selgus, et need loomakesed olid väga hullusti palju näinud. Ta küll pakkus neid oma sõpradele ja sugulastele, aga keegi polnud nendest huvitatud ja siis Vano suures hädas helistas mulle, kuna tal kõik seal kiheles ja sügeles ja loomakesed liigutasid ja tahtsid süüa. Siis tema helistas mulle, et kuidas nendest loomadest nüüd niimoodi lahti saab ja mina ütlesin, et võta pakk soola ja alt kummiga need ujumise püksid ja need paned jalga ja lööd selle soola sinna pükstesse ja päev otsa kõnnid. Siis tuleb sõita Volgaga ühe Mägijõe kalda peale, minna sinna kaldale, istuda jõe äärde maha, võtta püksid jalast ära ja loomakesed on ju päev otsa soola sees, nendel on väga suur jänu. Ja kui loomakesed lähevad jooma, siis tuleb jooksuga minna Volga juurde ja auto käivitada ja kõik nad jäävad sinna jõe äärde. Ja Vano nii tegi ja ta oli väga õnnelik, et ta sai sellest vaevast lahti. Mina kasutan soola, Läti soola. Kuna Eestis on nüüd kombeks kõik asjad osta Lätist, enam-vähem, siis ka mina olen, mis siin salata, olen läinud selle suure kampaaniaga kaasa, et mina ostan siis kah siit, nagu ostan nagu Lätist, käisin soola järgi,
et tõin siis Läti soola, kuigi pärast panin need arved kokku, et lennupiletid pluss Riiga ja tagasi, et Dublinist, et see sool küll mulle nüüd nii väga odav kätte ei tulnud, aga asi on ikkagi juba põhimõttes. Nii et kokkuvõtteks soovin teile mitte üle soolata. Ikka kõike mõõdukalt. Paremat soovides nägemist.